Tere! Minu nimi on Andres Jalak. Täna oleme tulnud pildistama õue ja kuigi on ilus päikesepaisteline ilm, oleme me võtnud õue pildistamisele kaasa välgu. Meil on kaasas üks kaamera lisavälk, mille me tõstame kaamerast eraldi statiivi peale ja proovime sellega teha huvitavaid valguskeeme ja teeme seda päikeselise ilmaga õues. Kõigepealt siis mõne sõnaga tehnikast, mida me tänasel pildistamisel kasutame. Kaamera peale on kinnitatud piigi välgusaatja, mis pildistamisel saadab välgusignaali vastuvõtjasse ja vastuvõtja on meil kinnitatud eraldi valgustatiivile ja vastuvõtja küljes on ka siis eraldi välklamp, mis teeb iga kord sähvaka, kui me kaameraga pildistame. Ja nii oleme vabad igasugustest juhtmetest ja ei ole seda ohtu, et keegi koperdab siia välgu otsa ja tõmbab midagi ümber. Ühe olulise asja näitaks veel ära õuest pildistamisel. Kinnitage oma statiivid alati mingite raskustega maa külge, sest vihmavari on parast puri ja kui natukenegi tuult väljas on, siis kogu see kupatus lendab teil ümber ja hunnik tehnikat on puru. Aga hakkame nüüd pildistama, põnevam pool. Õues pildistades välguga on mu esimene soovitus see, et pildistage manuaalrežiimis. Nii on kogu pildistamise protsess teie kontrolli all ja ei ole seda ohtu, et kaamera hakkab oma pead midagi mõtlema ja tulemus ei ole selline, nagu te planeerisite. Seega esimese asjana kaamera manuaalrežiimi. Nii, järgmise asjana paneme paika oma säriaja. Välguga pildistades soovitan, et see säriaeg oleks teil alguses 1/125 sekundit. Ja kogu pildi paikapanek käib puhtalt ISO ja ava sättimisega. Praegu on meil kaameral üpris suvalised numbrid ette keeratud ja me teeme ühe proovipildi ära, mis iseenesest tuleb ka juba päris põnev välja, aga see ei ole meie tänaseks eesmärgiks. Meie tänaseks eesmärgiks on saada selline hästi tume pilt ja modell oleks valgustatud välguga ja tekitada siia pilti natukene rohkem draamat. Nüüd, kuidas me saaksime selle valguse endal kergesti paika seada, siis esimene soovitus ongi hakata kruttima endal ava ja kruttida seda ava nii kaua, kui pilt tuleb juba üpris hämar. Võib-olla isegi veel hämaramaks kruttida seda ava. Nüüd on juba tume pilt päris pime, kuigi see päikesenurk on näha, selle me peame välja kadreerima. Ja nüüd valgustame oma modelli tegelikult välguga ära ja siis me saavutame efekti, kus meil on ilusasti valgustatud modell ja meil on selline hämar taust. Et kui histogrammi vaadata, siis on näha, et meil tegelikult see pildi heledusala või pilt peaks jääma üpris tumedasse alasse, nii et meil heledasse alasse suurt pildi infot ei jääks. Tule natuke rohkem selle müüri keskele poole. Üks võimalus päikesega pildistada on veel nii, et panna modell seisma seljaga päikese poole ja siis valgustada modelli eespoolt välguga. Nii me kasutame looduslikku valgusallikat ehk päikest kontravalgusena ja välguga valgustame enda modelli ilusasti eespoolt ära ja tulemus on väga põnev. Ja sätime välgu tugevuse nii, et välgu tugevus oleks natukene tugevam kui päikesevalgus ehk siis modell jääb eest ilusasti valgustatud ja tagantpoolt paistev päike ei kõrveta pilti ära. Proovime!
Kolmanda võttekohana kasutame me varjulist pargialust, kuhu ükski päikesekiir enam ei ulata ja kus on suurepärane võimalus tekitada hästi hämar park ja valgustada modell siis ainult selle välguga. Kuidas sellist asja alustada? Esimese asjana peaks kaameraseadet sättima niimoodi, et ilma välguta pildistades jääks meil pilt meelega liiga tume, jälle manuaalrežiimis. Ja seejärel lülitame juurde välgu ja timmime välgu võimsuse täpselt nii tugevaks, et välk valgustaks ära meie modelli, aga samal ajal on kõik ümbrus täiesti tumedaks jäänud. Proovime! Selline oli meie tänane pildistamisprojekt. Nagu nägite, on välguga võimalik päise päeva ajal palju põnevat korda saata. Soovitan teil kõigil proovida. Aitäh vaatamast!